Mõned hetked tagasi ongi prints William siin Eestis maandunud ja siin Kadrioru lossi juures käivad juba ettevalmistustööd. Meedia on kohal, kõik on valmis, sest esimene kohtumine leiab aset meie presidendi Alar Karisega. And I are really nice and he will have a crown. And you also be really cute and have a beautiful crown. And I think that you will be so beautiful. Kas tundus, et prints tundis ennast ka natukene kodusamalt nüüd, kus kõik korgid on lähedal? Jaa, no seda küll, aga kahjuks tal endal on kokkerspaniel. Me uurisime välja, aga no ta vanaemal oli elu jooksul ju üle 30 korgi tegelikult. Sul on endal ka üks päris äge story sellest Williami pulmast. Jaa, vaata, mina olen Liisa juba just nii palju eakam daam, et mina tõesti kajastasin prints Williami ja Catherine'i pulmasid. Kahjuks mitte koha peal, aga siis sellel puhul, kuna on tegemist ikkagi troonipärijaga, tehti uhke ülekanne Suurbritannia saatkonnas ja mina ja Sven Soiver siis tegime sealt ülekandeid, reportaaže ja seal oli muuseas ka loos ja mina võitsin siis meenemündi, mis anti nende pulmapäeval välja. Pean selle üles otsima, ma arvan, et see on päris väärtuslik tänapäeval. I think it's important to come here because to show that we care that he is here and he is in right side of history right now, that about that Putin and Trump and things like that. I think it's good for us, for region, and this is why I came here. Ja nüüd läks prints koos presidendiga sisse, et kirjutada külaliste raamatusse paar ilusat sõna ning seejärel on neil privaatvestlus, kuhu ajakirjanikud mõistagi ligi ei saa. Küll aga kuulsime natukene, mis neil plaanis rääkida on. Meie kahepoolne suhteid Eesti ja Suurbritannia vahel ja kindlasti, mis toimub Ukrainas ja Ukraina ja Venemaa vahel ja loodetavasti ka keskkond, sest prints Williamil on nii suur huvi keskkonna vastu ja ka, et president Karis on teadlane. Edasi suundus prints William Ukraina lastekooli, et kohtuda õpilastega ja uurida, kuidas sõjast räsitud riigi noored Eestis elavad. Kuna printsi jaoks on väga olulised ka roheteemad ja jätkusuutlikud lahendused, kohtus ta siin ka Eesti rohetehnoloogia tipptegijatega. Võib arvata, et nii kõrgete külaliste visiit teeb veidi närviliseks, kuid kuuldavasti on printsi näol tegu väga sõbraliku ja muretu mehega. Kensington Palace'i meeskond on väga sõbralikud ja head. Neil on päris suur meeskond siin hetkel Eestis ja nad on väga hea. Ja ma kuulsin, et prints William on pingevaba inimene. Võib-olla inimesed arvavad, et meie kuningliku pere on väga keerulised või rasked, aga ja, ma kuulsin tema meeskonnast, et ta on väga pingevaba. Õnnelikel fännidel õnnestus aga printsi täna ka oma silmaga näha, sest peale visiiti Telliskivis tegi ta seal ka avaliku jalutuskäigu, et Eesti inimestega kohtuda. Homme viibib prints William Tapal, kus ta kohtub NATO liitlasvägede Briti sõduritega.